Täna on 3. veebruar 2018 ja oleme tulnud Randoga Kakertee rappa. Lähme sõtkaste pesakaste puhastama. Meil on kaasas Reetel ja Hari. Hari on väga oluline asi. See on sama hea, kui lähed ilma akutrellita pesakaste lahti tegema, kui Hari maha jääb. Ja peale meie on üks auto siin veel. Et me päris üksi ei olegi. Aga lund on ägedalt, lund on oma 20 centimeetrit või natuke pealegi. Ja mis ikka, asume teele. Noku talukoha õue pealne on kõik ägedalt lund täis. Ja vaikselt tuleb juurde. Rava veel on ka väga ilus talvine ja kui vaikne. No nüüd oleme jõudnud järve äärde välja. Järve ilusti lume all. Me just siin arutlesime, et ei tea, kes see esimene julge on, kes see peale astub. Praegu ühtegi jälge veel ei ole. Nii, ja olemegi esimese kasti juures. Kastist leidsime muna. Selline ilus roheline muna. Aga jah, teisel munal pragu sees ja üks muna on hoopis püsike. Proovin seda kohe lähemalt näidata. See kasti sisu muidugi haiseb hästi. Kas pidanud juba eelmine aasta tühjendama. Vaat, 2 muna. Üks päris pisike ja teine normaalmõõdus. Ta on siin jäänud välja haudumata. On see kõige lähem kast laudteele muidugi. Ju on häiritud ikka nii palju, et ei ole saanud rahulikult. Esimene pesakast valmis. Mis meil siin läks mingisugune 15 minutit äkki või? No vist. Midagi nii. Kaua ei läinud. Jah, 5 veel. Nii, teine kast ka tehtud. Nüüd lõpuks siis 7 aastat hiljem paneme siis kuupäeva ka sisse, millal kast üles sai. Põhi on siuke, üsna jääs. Naagakraapidest saab veidike paremaks, aga ei ole hullu. Ma arvan, et see on normaalne. Mets on selline. Ilus talvine. Ja teine kast paistab, või siis 3. juba. See on nüüd siis 4. pesakast meil. Siin on ka elu sees olnud. Siin on näha mõni kooretükk. Vist ei ole küll niimoodi telefoniga filmides neid hästi võimalik välja zoomida, aga siin on olnud munad ja siin on sees istutud ja on ka kasti ees ümber augun küünejäljed. Kohe kraabitud. Pooled kastid on tehtud. Tõmbasime siit sisu välja ja põhjas on munakooretükk ikka ägedalt. Ja ikka põrand on täis kohe. Siit on päris mitu sõtkapoega alguse saanud. Seda on tore näha. Ja nüüd olemegi jõudnud siis selle siinpoolse viimase kasti juurde. See on siinpool järve 5. kast. Ja see on üks üsna populaarne sõtkaste seas. Küll halvasti näha niimoodi, aga siin on kõvasti kraapimisjälgi. Ja siit seest leiame kindlasti ka munakoori. Nagu arvata oli, on see kõige paremas seisus pesa. Et miks ka sõtkad seda pesa armastavad väga.
hästi puhas ja kuiv on seest ja hästi ilus kohe. noh, selline nii ilus, soe ja pehme. ja siin on ka ohtrasti kooretükke. et on näha, et siit on mindud. nii, uks külge tagasi. Viies valmis. Üks veel. Üks on veel. Kõige kaugel. Tuleb hea retk veel teha. Ja jõudsimegi viimase 6. kasti juurde. Teisele poole järve. Ja see on nüüd nii omaette kohas, et see kast on kohe kõvasti kasutust saanud. Siin on siis lennuava on nii kõvasti kasutatud ja kraabitud, et see tundub, et ta oleks nagu kulunud lausa veidikene. Nüüd teeme kohe lahti, vaatame, mis sees on. No nii, siit järvetagusest kastist meile kahjuks midagi rõõmsat ei avanenud. Juba väljast vaadates tundus, et kastiga natuke halvasti. Et on vett sees ja midagi, mis ta vett kinni hoiab ja siin on tõesti, jah, on põhimärg ja siin on 6 muna, kui mitte rohkem. Ja üks väike linnupoeg, kes vist ei ole veel päris tibuks areneda jõudnud. Midagi on siin juhtunud, et millegi pärast on pesa maha jäetud. Aga mis ikka, teeme puhtaks ja vast tuleb selle aasta suvel siia uus elu. No nii, nüüd saime natukene siin saepuuga ümbert ära võetud ja ei ole 6 muna, on 11 muna. Nendest 9 on terved ja 2 tükki on lahtised. Ja siis jah, nendest paistab siin siis see tibukene, kas ta nüüd on ise teinud koore juba lahti või on siis keegi pärast aidanud, aga selline kurb pilt avaneb siit, jah. Ei oska arvata ka, kuhu vanalind kadus, et üks võimalus on muidugi jahimeeste abi, kes siin käivad tihti. Võib-olla lihtsalt lasti linnud maha. Noh, võib öelda, et siis nüüd on tehtud selleks aastaks jälle. Tegime ilusti kasti puhtaks ja vast siis see aasta õnnestub. Meil on tihane siin. Käib siin meid jälitamas. Kus ta nüüd siin on? Selja taga juba. Nüüd on juba selja taga, jah. Ta on terve selle aja meiega kaasa lennanud. Et jõuda, loodab midagi süüa saada, aga ma kahjuks ei talle mitte midagi anda. Ja, nüüd oleme siis tagasi teel, rabast välja. Nüüd hakkame mööda järvekallast minema, proovime nii, et ei peaks tagasi minema. Tundub, et raba kannab küll. Ilus talvine.